Hamasi jõhpruse ja julmuse ulatus 7. oktoobril on nii raske mõista. Suur osa sellest muidugi filmiti terroristide endi poolt. Teie uurimine kirjeldab õudusi, mis toimusid nii veresauna ajal kui ka terrorivangistuses. Alustuseks rääkige meile tõendite kogumisest, tunnistustest ja sellest, kuidas kogu see uurimine läbi viidi. Kõigepealt tere õhtust ja mul on hea meel täna teiega liituda. Ma tahan midagi selgitada. Seda raportit toetab arhiiv, ajalooline sõjakuritegude arhiiv, mille oleme loonud kõige rangemate rahvusvaheliste standardite järgi. Filmitud tunnistused, materjalid, videod, pildid, mida me analüüsisime ükshaaval ja raport peegeldab seda arhiivi. Iga raportis olev üksus on toetatud arhiivis oleva üksusega. Seega on oluline seda rõhutada. Ja raport võimaldab meil astuda sammu tagasi ja näha kogu õudust tervikuna. Selles mõttes, et kui sa loed seda, see on 300 leheküljeline raport. Rohkem kui pool sellest on faktiline. See tähendab, et umbes 160 lehekülge sisaldab järjest detailsemaid materjale tunnistustest, mida oleme saanud, videote kirjeldusi, piltide kirjeldusi. Ja mingil hetkel saime aru, et meid endidki on kogutud tõendite hulk ülekoormanud ning peame sellele otsa vaatama, laiemat pilti vaatama ja tegema temaatilise analüüsi. Ja me leidsime 13 erinevat seksuaalse väärkohtlemise mustrit, mis viisid meid järeldusele, et see oli strateegia. 7. oktoobri seksuaalne vägivald oli läbimõeldud strateegia ja kahjuks viidi see ellu erakordse julmusega. Kurjus, mida on nii raske mõista ja nii raske uskuda, et on inimesi, kes ikka veel kahtlevad selles, mis juhtus, kui sa räägid kõigist neist tõenditest. Ja hoolimata sellest, et loomulikult tuleb neid julmusi filmida, sa räägid sellest, kui üle jõu käiv see kõik on. Ellujäänute jaoks pidi see olema veelgi traumeerivam, kui nad pidid oma läbielatut uuesti meenutama ja üksikasju jagama. See näitab, kui vaprad need ellujäänud on ja kui olulised on ka need tunnistused. Ja see on lihtsalt ülimalt õõvastav, kui räägitakse neist 13 korduvast soopõhise vägivalla mustrist nendes kohtades. Rääkige meile neist süstemaatilistest, laialdastest ja läbivalt toimuvatest rünnakutest. Millest te räägite? Mida see täpselt tähendab? See tähendab, et me suutsime näha mustreid ja käitumisviise, mis kordusid ikka ja jälle erinevates kohtades. Näiteks, kui te loete selle aruande tunnistusi, kuulete sarnastest asjadest, mis juhtusid väga erinevates kohtades ja jätkusid vangistuses. Ja ma arvan, et üks kõige olulisemaid osi meie jaoks praegu on see, et me tunneme seda. Aruanne esitab nii tugeva tõendusliku aluse. See, nagu sa oma sissejuhatuses ütlesid, on omamoodi murranguline hetk. See viib meid küsimuselt, kas see juhtus, edasi küsimuseni, millised on tagajärjed. Ja ma tõesti usun, et see loob uue reaalsuse ohvritele, ellujäänutele, endistele pantvangidele, keda jätkuvalt küsitletakse. Ja nüüd on see tööriist. See on neile vahend selle võitluse jätkamiseks. Ja ma arvan, et need, kes seda eitavad, näevad välja kas sotsiaalmeedia trollidena või naeruväärsetena, sest erialases mõttes on asi selge, see ongi nii. Oleme toonud maailma parimad prokurörid, et aidata meil tõendeid uurida. Tõime parima eksperdi, et kinnitada aruandeid. Nii et ma arvan, et oleme teinud kõik, et luua uus reaalsus. Nii palju tõendeid, nii ulatuslikud tõendid ja raport järeldab, et need teod kujutavad endast rahvusvahelise õiguse kohaselt sõjakuritegusid, inimsusvastaseid kuritegusid, genotsiidiakte, piinamist ning terrorismiga seotud seksuaalset ja soolist vägivalda. Ja küsimus jääb, kuidas on lood vastutusele võtmisega? Milliseid õiguslikke samme saaks siin reaalselt astuda? Väga hea küsimus. Ma tahaksin enne vastutusele võtmise küsimuse selgitamist midagi öelda, sest raportis käsitleme põhjalikult võimalikku vastutusele võtmist. Ma tahaksin selle kohta midagi öelda.
Ükski üksik kohtumenetlus ei suudaks kunagi peegeldada nende kuritegude ulatust nii, nagu seda teeb see raport. Ja me usume, et on oluline käsitleda seda raportit kui väga olulist ajaloolist dokumenti, kui ajalugu ise, mis talletab nende inimeste hääled, kes seal kohal olid. Samuti on tunnistused säilitatud selles arhiivis ja neid saab nüüd mitte ainult tunnustada, vaid neid saab kasutada ka vastutusele võtmiseks. Mida tähendab vastutusele võtmine? Kuidas see hakkab välja nägema? Me teame, et vastutusele võtmine toimub siin, kuid see toimub ka erinevates riikides nende siseriikliku ja rahvusvahelise jurisdiktsiooni alusel. See võtab erinevates maailma paikades mitmeid erinevaid vorme. Ja me tõesti usume, et raportil saab olema, nagu ma ütlen, oma elu. See esitatakse kohtus tõendina ja meie eelmise raportiga juhtus sarnaseid asju. Inimesed esitasid meie raporti kohtusse isegi ilma, tead küll, sellest sai iseenesest tööriist, mida inimesed said kasutada. Ja see ongi kõik selle kohta. Mõned tunnistused käsitlevad terroristide käes vangistuses hoidmist ja see kestis kuid ja kuid ja kuid, nagu me teame. Mis jäi sulle eriti silma? Millist tunnistust või lugu saad sa praegu jagada, olgugi et see on raske? Vau! Ma arvan, et meid šokeeris kõige rohkem vangistuses olnud inimeste pikaajalise seksuaalse väärkohtlemise tegelikkus. Ja ma ei usu, et on piisavalt sõnu või juriidilisi määratlusi, et kirjeldada jätkuva põrgu tegelikkust. Kus inimesed kogevad igapäevaselt seksuaalset vägivalda, vägistamise ohtu, tunned, et sinu keha ei kuulu sulle endale. Ja üks asjadest, mida me raportist tsiteerime, on tegelikult endise pantvangi tunnistus, kes ütles, ma ei saanud isegi duši all käia. Tead, sa eeldaksid, et pärast vägistamist saad minna duši alla, aga ma ei saanud isegi duši all käia. Nii et ma arvan, et see kuidagi raport kajastab vaid murdosa sellest, mida ta ütles, aga see lihtsalt jäi meile meelde. Ja samuti osa, mis jäi meile meelde. Me avasime raporti Ricarda Luki, Shani Luki ema ütlusega ning hetkede kirjeldusega, kui perekond 7. oktoobril nägi, kuidas tema keha lohistati ja viidi Gazasse. Rahva hulgad sülitavad tema keha peale, ta on relvastatud meeste poolt ümbritsetud ja tema keha on moondunud. Tal pole peaaegu üldse riideid seljas. Ja ma arvan, et need olid perekonna jaoks laastavad hetked, kui nad pidid seda kannatust pealt nägema. Ja ma arvan, et see jääb meiega rohkem kui miski muu. Ma kuulen, kui valus on sul sellest isegi rääkida. Ja see on lihtsalt nii painav teada, et selline kurjus sai toimuda just nii, nagu see toimus. Ning kui oluline on, et see tõde päevavalgele tuleks ja maailm teaks, mis tegelikult juhtus. Räägi meile oma tunnetest just selle kohta. Praegu on väga oluline, et kogu maailm teaks ja mõistaks neid üksikasju, nii õõvastavad, graafilised ja kurjad, kui need ka on. Ma arvan, et see on ülioluline. Ma tahan kõigepealt tunnustada komisjoni meeskonna tööd, kes võtsid enda peale nende materjalide vaatamise. Me võtsime endale kohustuse neid materjale ikka ja jälle üle vaadata, koos kohtuekspertidega neid uurida ning läbi vaadata nii palju materjale, et leida tõendeid, viiteid seksuaalvägivallale, ohvrite kehade seisundile. Ma tahan öelda, et see oli pidev pingutus, mis oli iga päev raske. Kokkupuude vägivaldsete materjalidega, selle kaasnev trauma. Nüüd teie küsimuse juurde tulles tahan ma öelda, et me peame kaasama nende leidude uurimisse terrorismieksperte ja riikliku julgeoleku eksperte. Ei saa olla nii, et ainult kodanikuühiskond ja meie akadeemikud loevad seda. See peab olema raport, mida terrorismieksperdid loevad, õpivad ja uurivad. Sest me mõistsime või mina mõistsin alles viimastel päevadel, et me ei saa isegi hakata võitlema millegi vastu, mida me ei tunne.
nii et kui see jääb ainult inimõiguste aktivistidele või kodanikuühiskonnale teada, siis on see meie kõigi jaoks laastav. See peab saama terrorismi ekspertide ja riikliku julgeoleku ekspertide tööks, kes loevad seda, mõistavad seda ja saavad aru, et see oli seksuaalne terror kõige hullemal kujul. See on nii oluline sõnum, mida sa praegu jagad ja see näitab, kui keeruline on neid üksikasju avalikkusele arusaadavaks teha ajal ja seda on nii raske isegi jutuks võtta, kui me räägime julmusest ja alatusest, mis leidis aset 7. oktoobril ja pärast seda. Aga nagu te ilmselt teate, kui New York Timesi kolumnist Nicholas Kristof avaldab absurdse artikli, milles ta väidab, see on lausa naeruväärne välja öelda, et Iisrael treenib koeri vägistama Palestiina vange. Nii jabur, kui see ka poleks, kui selline pealkiri levib enne teie 2 aasta pikkuse uurimise täielikku avaldamist. See lihtsalt tähendab, et komisjoni raport ei saa uudistes sellist tähelepanu, nagu see muidu saaks. Kuidas te sellele vastu astute? Kuidas te sellega toime tulete? Ja purja hullumeelne ausalt öeldes, nagu see New York Timesi raport oli. Nii et eile, kui me raporti avaldasime, oli meie jaoks oluline keskenduda ohvritele, keskenduda raporti järeldustele, jääda keskendunuks oma ülesannetele. Me oleme töötanud selle raporti kallal üle 2 aasta. Iga detaili, iga sõna, iga tõendi kallal. Seega tahtsime sellele keskenduda ja olla kindlad, et maailm teab seda. Ja ma võin öelda, et raport on saanud tohutut kajastust üle kogu maailma ja ma tahan keskenduda sellele ja neile. Teil on täiesti õigus. Selles pole kahtlusti. Dr. Kotšov Elkajam Levi, me hindame väga, et te meiega rääkisite. Aitäh teile. Ma kuulen teie hääles valu ja jõudu meiega rääkida. Me hindame seda väga. Ja veel kord, ellujäänute julgus, kes on viimase 2 aasta jooksul teile oma tunnistusi andnud. Hindame teie aega. Suur tänu, et olite meiega saates The Rundown. Jälgime, milline on reaktsioon sellele väga olulisele tõendile ja teie raportile. Aitäh, et olite meiega ja tänan ka teie meeskonda.